Ülikoolist ja tahaksingi tutvustada võimalusi, et mida meie laborid saaksid teile pakkuda. Sissejuhatuseks ühe näitena siin hiljuti Brüsselis aset leidnud etendus, kus koostöös meie laboriga siis ühendati tantsija ajuarvuti liidese abil ja tema tunnete põhjal, tantsija tunnete põhjal kuvati samaaegselt graafikat. Kuigi see on pigem kunstiline näide, siis tahaksingi edasi minna ja rääkida meie 4 laborist ja ka Haridustehnoloogia Keskusest, mida see võiks teile siis pakkuda. Tarkvara labori osas me näeme võimalust luua siis olemasolevatele disainidele selliseid funktsionaalseid tarkvara prototüüpe või ka siis tarkvara täislahendusi ja siin me räägime nii veebi kui nutirakendustest. Interaktsioonidisain labor, mis oli ka selle Brüsseli eksperimendi taga, siis annab võimaluse töötada välja selliste IT-lahenduse terviklikke kontseptsioone ja disaini prototüüpe erinevatel tasemetel. Siinkohal ei pea alati midagi uut välja või uut looma, vaid saab ka lasta olemasolevaid lahendusi hinnata ja paremaks teha. Tehnoloogialabor on siis pigem riistvarapõhiline, räägime siin pigem siis robootika ja asjade interneti lahendustest, märksõnaks veel võib-olla ütleks siis automatiseerimisest. Mängude labor, siin me räägime siis osalejate motiveerimisest, ei pea olema selline mängul või kasutame siis pigem mängulisi elemente selleks, et siis motiveerida osalejaid, eriti rakendatav on ta siis turunduses, aga võib ka siis tegelikult mõelda ettevõtte sisemises kontekstis, kuidas töötajaid motiveerida. Ja lisaks siis virtuaal- ja liitreaalsuse lahenduste väljatöötamine või siis saab ka olemasolevate lahenduste juurutamisega abi. Haridustehnoloogia Keskuse näol on tegemist siis sellise teadus- ja arendustegevuskeskusega, aastast 1996 ta juba töötab ja siin me siis näeme võimalust aidata luua uusi õpikeskkondasid või tööriistu ja ka selliseid, mis siis oleksid abiks ettevõtte siseseks kasutamiseks uute töötajate näiteks pardale toomisel. Kokkuvõtteks tahaks siis välja tuua, et meil on teadurid, tegelikult koostööpartnerid juba osade ettevõtete näol, tudengid, õppejõud ja ka moodsad laboriruumid, mida saab siis kasutada erinevas mahus siis lahenduste loomiseks. Samuti kontaktivõrgustik, mis on nii Eesti kui ka välismaa turul olemas. Ja kui tahate proovida alustada natuke väiksemalt, siis anname ka abi EAS-i toetuse siis taotluse esitamisega ja siis ka selle aruandlusega, et saame ka alustada koostööd väiksemas mahus. Aitäh, võtke ühendust ja viime ideed koos ellu. Suur tänu!